Täna siis me räägin targematest töölistest, kes tulevad siis moodiga. Kui sa tahad neid töötajaid kasutada, siis parem klikiga tuleb sul lahti see ekraan siin, nagu väike see, et noh, siin räägin sellest siis, nimi on Courseplay moodil, siis see on minu traktor või see, mis sa kasutad, M-kumb, siin on siis põllutöö jaoks kasutad, mille jaoks sa kasutad seda, ja siin on lähim siis see punkt, kus sa oled, siin on esimene punkt ja viimane punkt, et kui sa nagu alustad uut, siis pane esimene tööpunkt ja see on sinu töölaius ja horisontaalne offset siis. See on see, kui nagu küljel sa oled. Aga kui sa tahad teha uut rada, vaata, siis vajutad no course. Nii, sa oled siin. Kui sa tahad, siis sa võid võtta nagu ühe võrra väiksemaks, et ta ilusti võtab sul kõik ääred ja asjad ära. Mina üldiselt teen seda ja ma panen siuke 2-3 ringi. Siin sa saad valida, et kas ta alustab siis ringidega või ta hakkab keskelt tegema. Ja siin on, kas ta teeb teravad nurgad, mis ma paneksin peale. Võtab natuke rohkem aega, aga siiski on kasulik. Ja kuidas pidi ta siis neid ringe teeb. Ja siin on, kuidas ta teeb siis keskmist, nagu noh, sisu peale ringe on kas üles alla, siis on jälle laseb ringi edasi. Seda ma ei ole ise kasutanud ja seda ka mitte. Mina kasutan up and down'i kõige rohkem ja niimoodi lasen. Et mina panen rows to skip ehk siis mitu riidata vahel jätab, panen ühe, et ta läheb üle ühe, et ta teeb ikkagi kõik ära ilusti. Seda ärge muretsege ja rohkem põhimõtteliselt ei ole, et kui sul on mingid väiksed saared asjad, siis see ei jäta üldiselt samaks, et ta mõtleb ise välja need. Ja noh, siit tahad võtta, näiteks mina tahaksin võtta hoopis seda põldu siin, siis võtaksid selle field position ja vajutaksid selle põllu peale. Mina teen number 40 praegu põllul, nii et ma panen siia. Ja kui sa tahad täpsemalt nagu, kus ta ise algub, siis äkki oli, et sa paned target positsiooni. Aga noh, mina siis panin oma settinguid nii nagu ma tahtsin, siis on nagu te näete, generate fieldwork course ja siis palun genereerid, läheb natuke aega ja näete, on siin samas ja space käivitab ta. Nagu te näete, siis näe, nüüd ta hakkas tööle mul ja nüüd ta läheb, sõidab selle punkti juurde siin. Keerab ilusti ümber ennast. Ta võlib lahti, teeb siuks. Praegu ma muretsin selle ääre pärast siin, sest et ma tegin selle nagu päris lähedale talle. Ma ei tea, kas ta saab hakkama siin ilusti. Nüüd ta pump pani maha ja nüüd ta teeb. Ja kui te mõtlete, miks ma siin randaalin, siis on sellepärast, et mina tahan panna maha maisi, mida ma saan teha alles järgmine kuu. Aga vot ma ei külva niimoodi, et ma panen teise asja peale. Nii et ma randaalin ära ta ilusti. Siin ta siis näitab, et mitu punkti on ta läbinud, siis see on siis nagu mitu punkti on kokku ja see on mitu ta on läbinud. Siin näitab ta kaua veel aega läheb. Ja see silm, mis siin on, siis selleks, et sa panna, kas sa näed neid punkte või mitte. Mina üldiselt hoian, et ma näen neid, tundub minul endal mugavam. Ja siis saad ta pausile panna. Ikka ma nüüd kinni panen ta ja nüüd, kui ma uuesti käima paneksin, siis ta läheks esimesse punkti,
aga ma ei taha, et ta sinna läheks, siis sa paned valid siit nearest kõige lähem punkt ja siis kui sa nüüd käima paned, siis näete, alustab siit samast. et see on lihtne. et jah, see on põhimõtteliselt kõik, mis sellega on ja rohkem vist ei olegi väga. mina jätan siia ta töötama, seda saate vahetada kuhu tahate, paned siia äärde või midagi. et jah, ta võib olla siin rahulikult, et võid välja minna oma asjadega tegeleda, et tema töötab sul siin edasi. et kui sa tahad ilusaid pilte saada või midagi sellest, siis saate niimoodi teha, et see töötab siin. ja praegu kasvab siin aut, ma ei taha auti, ma ei võta seda. siis las tema töötab seal üksi edasi. et jah, see on põhimõtteliselt kõik. ja aitäh vaatamast, head aega.